Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcasti. Sel korral võtame ette sellise huvitava temaatika, natuke hüppame võib-olla tavapärastest teemadest kõrvale, kuigi mitte päris. Põllumajandus ja seal toimuv areng, ehk siis mõnes mõttes põllumajandusrobotid või üldse, mis põllumajanduses nagu toimub meil. Et see ei ole enam klassikaline tädi maalil läheb lüpsab lehma, ma arvan. Ja selleks, et sellest nagu täpsemalt rääkida, kuna see ei ole ka minu põhiteema, on mul saates ka üks väga põnev külaline, et tutvustab ennast ise. Ja, tervitus kõigile. Minu nimi on siis Margus Muld ja olen põllumajanduses juba siin paarkümmend aastat töötanud, et hariduselt loomaarst ja olen siis juhatanud erinevaid firmasid ja täna olen siis Agrone OÜ juhatuse liige. Et meil on siis, et firmast või suurusest nagu aru saada, et meil on 14 000 hektarit maad kasutada ja meie grupis on 5000 lüpsilehma ja iga päev siis läheb piimatööstuse kuskil 180-190 tonni piima meie poolt. See on päris arvestatav kogus, et... Omajagu. Jah, ma isegi ei tea austus, palju on Eesti kogutootmine, ma arvan, et kõlab arvestatava mahul. Eesti kogutootmine kuskil 2300 tonni päevas, nii et meil on 180 tonni, 190 tonni sellest. Protsentuaalselt on ta kuskil 7%, 8%. Nii et keskmiselt sellest keskmisest pakist piimast, mis kodus on siis 12 on sinu oma. Jah, meie lehmade ja inimeste poolt toodetud. Just, mitte sinu. Aga tulles nüüd, kui nüüd tahta arendada seda klassikalist teemat, et meil on podcast on Tulevikust täna, et siis võib-olla vaataks korraks natuke tagasi minevikku, et see kõige ma arvan klassikalis on tunnistada ausalt linnainimene, kuigi maal ka natukene olnud ja näinud ja nii, aga ikkagi klassikalised inimesed endiselt kujutavad ette, või mina mälestan ka lapsepõlves seda, kus ikka lehma lüpsti kätega ja siis seda värsket piima sealt, kassid käisid nillimas ja kõik muud sellised asjad, et täna see enam nii ei ole või ütleme, et sedasi kestis ju aastasadu on ju, et see oligi kõige klassikalisem oma kodutalu farmi pidamine oligi see, et sul oli natuke lehmasid, natukene kitsesid, mingi muid loomi, sead võib-olla ja siis sa askeldasid hommikul enne päiksetõusu hakkasid neile süüa viima ja siis lüpsma ja... Ja, eks see kunagi niimoodi täpselt oli ka, et ja eks ju me oleme kõik ju teame neid vanu aegu, et kui oli lehme tegelikult algul peeti üldse nagu ainult sõnniku jaoks, et põllule seda rammu anda. Ja siis hakati looma lüpsma ja nüüd oleme tänapäev välja jõudnud, et eks põllumajandus üldse on väga nagu kiirelt arenema hakanud peale seda, kui tulid sisepõlemismootorid tulid põllu peale. Ja siis tehti põllu peal esimene nagu suurem edasiminek, et sinnamaani hariti hobusega põldu. Nüüd on traktorid meile sisse tulnud ja ega samamoodi on arenenud ka kogu see lehmapidamine, et ja kui me vaatame üldse neid trende, mis lehmakasvatuses ja loomakasvatus üldse on, et meeldib meile või meeldi see, et inimesed võib visuaalselt näevad seda, et järjest vähem loomi on väljas karjamaa peal ringi kõndimas. Eks see on ka nagu tingitud sellest, et loomapidamine läheb järjest professionaalsemaks, järjest vähem kitsam ring nii inimesi kui firmasid tegelevad sellega, aga kui sellega tegeletakse, siis on suured farmid, hästi efektiivsed farmid, et eks see on selline nagu, kuidas ma ütlen, nagu ongi sellest ajast väike muutus, et kui mina ka lapsena veel mäletan seda aega, et kui lehma lüpsti käsitsi, igal ühel oli kodus nõukogude ajal siis 1, paremal juhul 2 looma lehma siis, et enam täna ei ole, et karjad lähevad järjest suuremaks, ei ole ka kasse üldjuhul enam farmides, et ei tohi neid loomi farmis pidada, et kui on siis hästi vaktsineeritud, steriliseeritud, kõik asjad tehtud, et ta võib seal farmis olla. Klassikalised kass oli ju selleks, et hiir ja rotte kontrolli all hoida. Jah, eks nad olid selle jaoks ja eks nad seal paljunesid ja olid ka omapäi, nagu elasid, nagu kassid elavad alati, kõnnivad omapäi, elavad omapäi, et eks oli selline kooslus kasside ja inimeste ja siis kogu selle ürituse vahel, mis seal autodes toimus. Aga jah, tänapäeval läheb järjest farmid läheb järjest suuremaks, järjest professionaalsemaks, samamoodi põllud koonduvad järjest suuremate firmade kuidas ma ütlen, kätte, et see lihtsalt on tingitud sellest, et ellu jääda selles maailmas, et ja ega inimesed, kuna põllumajandus on ikka selline, kuidas ma ütlen, füüsiliselt raske töö, ja kui farmis töötada, siis on ka, et ega kaasaegsed farmid on ikkagi sellised, et ega
välistemperatuuri ja sisetemperatuuri vahe on seal mõned kraadid, et 5-10 kraadi olenevad siis, kui kõvasti lauda kinni nii-öelda õhu keerad, on ju. Aga et lehmad tahavad ju kogu aeg õhku saada, värsket õhku. Ja eks see lõhnab ka omamoodi kogu aeg, et eks selle pealt tulevad ka erinevad nii-öelda kaebused ja rahulolematud inimesed ümberringi, et aga no samas jälle, olgem ausad, et ega põllumajandus on üks niisugune väga hea majandusharu, mis Eestis või üldse maailmas, siis me teeme ju tegelikult ju kuidas ma ütlen, päikesest, õhust ja mullast teeme selle siis nagu toote, et mida siis saame nii-öelda müüa, kas ekspordiks või siis ise ära tarbida ja ega inimesed ei saa ju või ka loomad, ükskõik mis elusorganismid peavad alati toitainet saama. Et me oleme siis ka need, siis, kes need toitainet nagu toodavad, et eks see põllumajanduse fookus nagu järjest kuidas ma ütlen, nagu väheneb ka, et ja järjest vähem inimesi saab aru, mis seal laudas toimub, mis seal põllu peal toimub. Et kui kunagi oli ju see, et siga tapeti kodus, lehma tapeti kodus, et oma tarbeks see sama siga või siis lehm söödi ka oma nii-öelda inimeste poolt ära ja see oli täiesti loomulik nii-öelda elukäik. Et siis tänapäeval ikkagi nagu see kõik on inimestel hästi kaugeks jäänud ja hästi hirmsaks nii-öelda tundub, et on hästi hirmus, kuigi see liha tuleb poest. Ja liha tuleb poest ja piim tuleb poest, et miks seda looma üldse on vaja seal laudas pidada, et ja teda kunstlikult seemendada, et see kõik on väga õudne, et aga see on lihtsalt sellest tingitud, et inimesed järjest kaugemaks, järjest vähem saavad aru sellest põllumajandusest, et ja siis siuksed imelikud või ma ütlen imelikud, siuksed huvitavad mõtted siis inimestel tekivad, Eks meie asi on siis nii-öelda näidata ja tutvustada, mis me siis seal põllumajanduses teeme, et mis me lehmaga teeme, mis me selle põlluga teeme, et kas me oleme jätkusuutlikud või üle jätkusuutlikud, kui palju me süsinikku emiteerime nii-öelda või hoopis seome on ja, et ma ütlen, et ega neid erinevaid küsimusi ja niisugused huvitavaid teemasid nagu järjest tuleb juurde kogu aeg. No tegelikult selles, et inimesed jäävad kaugemaks ja ei saa enam aru, mis seal farmis toimub, eks selles suunas, eks kogu aeg üritatakse teha ju mingit, et tutvustada, selleks on meil ju ka tegelikult see avatud taludepäevad mõnes mõttes, et inimesed tuleksid tallu kohale. Esiteks on muidugi see, et lapsed tahavad näha loomi. See on üks põhjus, miks lapsed sinna tahavad. Teiseks, osadel lastele tohutult meeldivad need põllumajandusmasinad. Alati, kui on mingid kombainid asjad kuskil väljas, nad lapsi puupisti täis. Aga see on tõesti ka selleks, et seda nagu haridustaset tõsta, et miks on see põllumajandus või ütleme, mis kujul see põllumajandus toimib, mis seal päriselt on. Ja austades oma isiklikust kogemusest võin öelda, et minu jaoks üpris siuke informatiivne ja silmi avav oli nii naljakas, kui see ei ole, aga see Clarksoni farmi saade. See on küll, eks ta on entertainment ja show'na nagu mõeldud, on ju. Aga see, kuidas Jeremy Clarkson üritab oma autostumise karjäärist nüüd hakata põllumeheks, on loomulikult täis huumorit, aga ta on tegelikult ka näitab päris palju sükest farmielu või põllupidaja nagu igapäevaelust sükest juuste kiskumist. Et mis seal käib? Ja ma olen nõus ja ega sellised seriaalid nagu aitavad võib-olla isegi kõige rohkem seda nii-öelda populariseerida ja näidata, mis siis nagu toimub, et on nii-öelda nagu see et Jeremy Clarkson nagu hakkab päris nullist pihta ja räägib kõike nii-öelda oma komistustest ja nii-öelda nagu õpingutest, kuidas ta siis nagu sellest põllumajandusest järjest rohkem ja rohkem aru saab ja kui detailne see põllumajandus on ja on huumorit on ka oma jagu seal asjas sees, et ma arvan, et see ongi kõige parem, et kui meie näitaksime nii-öelda oma lehma pidamist või oma põllu peal tegemist ja räägime lihtsalt väga nii-öelda numbritest ja detailidest ja statistikast on, et siis vaate jääb magama ja tal ei ütle see mitte midagi. Et sellised saated on nagu väga head, et nad suudavad nii-öelda nagu väga hästi sellest rääkida. Tagasi tuua seda teadmist sinna natuke. Ja sükust nagu, kuidas ma ütlen, võib-olla isegi nagu sükust inimlikku poolt ja sellist asja sinna juurde anda nagu. Ma mäletan, kas sa just ütlesid, et järjest rohkem see põllumajandus koondub nagu vähemate tegijate ja suuremate maalappide, suuremate karjade poole. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oli siin paar saadet tagasi kus me rääkisime Eesti kosmosetööstusest, kus satelliitide kaudu tehakse siis sellist nagu Kapaseta teeb järelevalvet nagu põldude ja mingite maalappide. Siis nad mainisid, et tegelikult on, et Eestis saab seda hästi teha, sest meil on tegelikult need hallatavad lapid üpris suured, erinevalt näiteks Prantsusmaast, kus need on enamasti endiselt väga väikesed. Et see oli minu jaoks tol hetkel natuke üllatav, aga ma saan ka aru, et Eesti ongi siin nagu läinud natukene nagu just seda efektiivsuse teed. Eks see efektiivsus ja kõik on tulnud nagu sellest, et me oleme olnud sunnitud seda tegema. Et ega iseenesest on ju väiksed karjad ja väiksed majapidamised on ju väga ägedad. Igaüks teeb natuke omamoodi
ja ongi siis nagu see inimeste hulk, kes nagu sellest põllumajast aru saavad ja nii-öelda oskavad kaasa rääkida, on oluliselt suurem. Et see on nagu, oleks nagu väga suur pluss, aga lihtsalt julgen öelda, miks on Prantsusmaal niisugused väiksed varmid alles nii põllupidamise kui lehmapidamiselt, on lihtsalt see, et neil on võimalus ellu jääda, et eks selle toetuste osakaal on suurem ja ei pea nii-öelda kontsentreeruma nii kõvasti. Eestis on ikkagi see, et ega kui iseseisvus tuli, et ega meil olid ka väga väiksed farmid, kõik nii-öelda läksid väga väikseks, on ju, ja siis hakati uuesti suureks tagasi minema. Okay. Sellepärast, et lihtsalt ei ole võimalik nagu väga väiksena ellu jääda, et kuna see toote müümine ja see tulu, et noh, teda sa suudad teha ainult siis, kui on väga korralik skaala. Väga korralik skaala on, tehnoloogiat endale auto lubada ja kõike muud asja teha, siis sa tegelikult pead olema nii-öelda väga nii-öelda spetsialiseerunud juba. Aga kui sul on toetuste ja taustsüsteem on vähe nii-öelda tugevam taga, siis sa jääb ka väiksemad varmid ellu ja saab ka seda elustiili nagu siis jätkata, on ju. Aga Eestis on lihtsalt, me oleme nagu selle arengu nii-öelda nagu ülikiirelt ära teinud, puhtalt oma nii-öelda majanduslikust vajadusest sõltuvalt. Ja tuleb tunnistada selle sama Clarksoni farmi järgi ka, et kui temal on selles mõttes lihtne, tema saab oma selle sama sarja tegemise rahadega ju tegelikult oma farmi ülal peetud, on ju. Aga ega seal, kui ma õigesti mäletan, 3 seasonit on seda minu meelest olnud, 3 hooaega, ega seda, ta on jäänud vist kasumis kõigil hooaegadel, aga minu meelest mõnel korral oli siis umbes 100 naela või midagi siukest, et olematu raha, et majandad aasta aega ära, saad tõesti nagu kõik asjad tehtud ja peale ei maksnud, et läks nagu hästi. Et eks tõenäoliselt see on jah, mingisugune, tänapäeval on võib-olla seda tõesti öko ja mahe ja selle komponendiga sa võib-olla suudad mingit väiksemat farmi ka mingi tõesti vabapidamist. Sa saad natuke kõrgemalt hinnastada, võib-olla inimesed on nõus seda maksma ja siis sa saad võib-olla ennast nagu ka ära majandatud, aga ma saan aru sellest nagu pointist. Aga lähme kes võib-olla sinna nagu farmi poolele sisse see, mis hakkab see sõna tulevikust nagu rohkem sisse tooma, et kui me alguses rääkisime sellest, et vanasti löpsti käsitsi nii edasi, ma saan aru, et nüüd on see vägagi tehnoloogiliseks läinud. Mäletan eelmine aasta ka, kui ma käisin avatud talude päeval, siis sõitsid mingid autonoomsed robotid seal söötmis osas ringi, et see oli mulle ka siuke kerge üllatus. Ja, eks tehnoloogia tuleb lauta, tehnoloogia tuleb põllule, et kui põllu poole pealt rääkida, et täna nagu ongi niimoodi, et satelliidi kaudu tegelikult saab vaadata, et kas sul see kultuur on põllu peal kasvama läinud või ei ole kasvama läinud, saab tegelikult väärtusplaane teha, et kui ühes põllunurgas on nii-öelda nagu parem taimestik, teises kehvem on ju, saab siis vastavalt väetisnorme juba muuta masinatel ise, et laed ühed andmed sisse ja teine masin teeb selle töö ära. Et see ongi nagu see, et tegelikult sul selle väetamismasinale juba öeldakse ette ära, et kui sa nüüd selles põllunurgas oled, siis pane ühe seguga ja teises nurgas teise seguga. Jah, ütleme segu on, ei saa muuta, aga lihtsalt saad muuta kontsentratsiooni. Põhimõtteliselt seda mitu kilogrammi hektarile läheb, et seda saad muuta. Ja see siis masinal juba ette teada, kui ta sinna põllu peale jõuab, kuna kõik on GPS-idega ühendatud, ta teab täpselt, võt selle põllunurgas, tuleb natuke rohkem või natuke vähem tuleb anda nii-öelda väetis sellele põllule vastavalt vajadusele. Ja kui kunagi me mäletame veel vanu filme, võib-olla nooremad ei mäleta, et kui käidi veel kunagi palju tagumikuga katsumas nii-öelda põllu peal, et kas saab istuda ja kaua siis istuda saab, et millal on külviaeg, et tänapäeval siis ka teeb juba tehnoloogia meie eest neid otsuseid ära. Robot ei käi istumas, aga meil on sensorid, Eesti firma, kes siis tegeleb sensoritega, mullasensorid, vaatab mulla temperatuuri, vaatab nii-öelda vee liikumist mullas ja kõik seda asja, et selle juba annab väga suure nii-öelda otsustamiskoha juba kätte, et ja kui mõelda veel taimekaitse pritsidele, et hästi palju nii-öelda, et miks te siis neid taimeid pritsite, et kui uued pritsid on tegelikult tulemas, et kui me täna lähme nii-öelda ühe normiga põllu peale, et ja paneme siis mingisugune, ma lihtsalt ütlen mingit täitsa nii-öelda, et ma ei tea, 50 liitrit hektarile, paneme koos veeseguga mingit segu, siis täna masin veel paneb ühtlaselt selle hektari peale ära. Aga tulevikus on juba täna on olemas prototüübid ja juba ka müüakse taimekaitse pritse, millel on siis kaamerad küljes, mis ise tunneb ära siis umbrohu ja ainult selle umbrohu peale laseb siis nii-öelda selle taimekaitse vahendi. Aga ma olen kusjuures midagi sarnast näinud prototüübina, mis kasutas lasereid, et see umbrohi ära kärvatada selle koha peal. Ja, see on teine võimalus. Üks on selle laseriga, ta tunneb ära selle taime ja kärtsatab ära, ja teine võimalus on see, et see foto, nii-öelda see kaamera tunneb ära, et see on umbrohi siin, see ei ole siin põllu sees vajalik, ja paneb alles täpselt pihustiga siis lihtsalt selle herbitsiidi peale ja nii-öelda siis tapame selle umbrohu ära, et kultuurtaim saaks edasi elada. Ja
tänapäeval teevad juba kombainid ja muud masinad teevad ka saagi kaardid ära, et teame täpselt mitu tonni hektarilt tuli ühest või teisest kohast ja see aitab ka meil järgmist aasta otsuste puhul, et mis kultuuri me paneme sinna ja samamoodi väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist ja kõiki asju saab nii-öelda paremaks juba teha läbi selle. Ja kusjuures ma mäletan sellest samast, see nüüd teadmised Clarksoni farmist, aga seal oli neil ka katsetusena viimases, see on võib-olla spoiler mõnele, kes ei ole näinud viimast hooaega, aga ühel põllul, kus nad kasutasid siis seda väetamisvabalt, kus nad panid multikultuurselt, et nad panid mitu erinevat asja kokku selleks, et üks sidus lämmastikku ja teine kasutas. Aga muidugi tulemus on see, et sa lõikad maha nagu selle seguna, et sa seda niisama otse ei saa kuhugile nagu anda. Nende puhul oli mingi firma Inglismaal, kes seda teeb, kes siis teeb sulle selle põllu jaoks vastava segu, nagu mida istutad ja pärast võtab ka selle tulemi endale ja ise teeb selle sorteerimise. Täpselt nii ja me teeme selliseid asju just rohumaade puhul. Meil on täpselt samamoodi, et kasutame erinevaid segusid, pareme nii-öelda 3-4 erinevat taimesorti ühte segusse ja ongi täpselt, et ühed on segus need, kes seovad lämmastikõhust mulda. Meil pole vaja lämmastikväetist praktiliselt andagi sellele kultuurile ja teine on siis see, mis siis nii-öelda kasutab selle lämmastik ära ja kasvab siis. Ja päeva lõpuks niidame selle maha, teeme siloks ja kõik lehm sööb ära ja enam meile piima. Et samad segud. Ja kui mõtleme laudas on ju, et kui mõtleme selle lehma peale, et jah, täna on lüpsiseadmed on nii-öelda väga arenenud juba, kui mõtleme lehma lüpsmise peale, et on pulsaatorid, mis teevad erinevat takti, et alguses lüpsavad vaiksema taktiga, et kui me mõtleme isegi lapse peale või ka vasika peale, et tema ju imeb väikse vaakumiga nii-öelda seda piima, et organism muidu vastab oksüdotsiini, et see piim ka tuleks, et lüpsimasinad juba jälgivad kõike seda pulsatsiooni ja seda lüpsi tugevust täpselt niimoodi, et oleks lehmale kõige füsioloogilisem ja saaks kõige kiiremini piima nii-öelda siis udarast kätte. Et see on tegelikult päris siuke nagu, kus ma öelda, et keeruline protsess, aga siuke nagu päris füsioloogiline ja tehnoloogiline protsess, et see piimised korrektselt ja kiiresti lehma käest saada. Ja kui mõtleme veel, et palju meil nagu teadus arenenud, et me räägime alati geneetikast loomade ja hobuste ja üldse mingite nii-öelda põllumajandus loomade juures, on need kitsed või lambad või mingid muud loomad või koerad, kassid. Et siis täna tegelikult teeme ka lehmade puhul juba niimoodi, et võtame loomadelt rakuproovid, saadame laborisse, tehakse DNA ära ja siis paneme siis nii-öelda lehma geneetika ja siis pulligeneetika kokku, mis on mõlemad samamoodi laboris nii-öelda DNA tasemel nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu lahti tehtud. Ja siis on spetsiaalne programm, mis siis otsib meile nii-öelda parima nii-öelda pulli sellele lehmale, keda me seemenda tahame ja siis arvuti ise arvutab nii-öelda, et vot sellele lehmale on see pull kõige parem. Siuke kerge lehmade Tinder. Ja, täpselt nii. Aga AI teeb kõik need otsused ära, et meie inimestena... No pakun, et ega Tinderis teeb ka AI pooled otsused ära. Võib-olla, seda ma ei tea kahjuks. Selles peaks eraldi saate tegema. Ja robotid nagu tulevad ka farmi, et meil on täna lehmadel on ju andurid kaelas, et seal siis jälgime, et kui aktiivne lehm on, ehk siis kas loom tahab pulli saada või taha saada. Ja teine asi on siis see, et me saame aru, et kas tal on kõik hästi või ei ole hästi, et kui vilkalt ta ringi liigub grupis, siis vaatame, et kas ta on söödalava peal, kui kaua ta selle aega viidab, palju ta siis mäletseb, ja positsioneerimine samuti võimalik, et on suur farm, et me näeme tegelikult arvuti ekraanil täpselt ära, kus nurgas mingi lehm just täpselt on, kui me tahame temaga midagi teha või teda lihtsalt näha. Et siis ka arvuti näitab selle ära täpselt, et on võib-olla isegi näiteks 500 looma ühes farmis või isegi 1000. Kui me ühte lehma otsime, siis arvuti on suuten ära näitama, vot siin nurgas, see mine otsi seal, lehm on täna seal. Ja ega samamoodi tulevad igasugused söödaratsioonid on hästi täpselt tehtud, et kui me inimestena lähme võtame mingi lõuna, maksame sellest mingi raha või lähme õhtul teeme kodus midagi vastavalt isule, siis lehm on natuke teistsugune loom, et kuna temal on üks lehm on teistsuguse füsioloogiaga, kui ma tema siis peab suutma taimest toitainet omastada, et temal on siis nii-öelda mitu magu on, vats, võrkmik, kiidekas ja libedik, enne kui ta nii-öelda päris makku ehk siis libedikku jõuab toit ja hakkavad sealt toitainet siis läbi peensooli imenduma, et ja meie lehma puhul siis toidame baktereid, kuna kõige suurem vats on lehmal siis kuskil 150 ja võib isegi 200 liitrit olevat lehma suurusest ja selle elab bakterid sees.
ja siis lehm sööb selle rohumassi sisse ja kuna tema seedelundkond sellest rohumassist ei suuda nii palju välja võtta, siis vatsas elavad bakterid ja bakterid siis lagundavad selle tselluloosid ja muud muud ühendid ära nii-öelda lehmale vastuvõetavateks omastatavaks toitaineteks ja siis lehm sööb, et lehm tegelikult, kui meie tahaks võib-olla, ma ei tea, iga päev putru ei taha saada, tahaks õhtul liha saada või midagi taolist, siis lehmal vastupidi oleks hästi ühtemoodi sööt kogu aeg ees, sellepärast, et kui sööda koostis muutub, siis ka bakterite populatsioonid peavad vatsas muutuma, et kes siis mingisugust nii-öelda osa enda peale võtnud on, mida nad lagundada suudavad. Et lehm tahab ühesugust toitu kogu saada ja kui me käime laudas, siis me vaatame, et lehmad mäletsevad, et algul söödavad rohu ära sisse või sööda lähed aseme peale ja siis hakkad krõmps niimoodi nagu lõuad liiguvad kogu aeg, see mäletsemine. See tähendab seda, et siis lehmal tuleb vatsa sisu uuesti suhu, tema mälub selle uuesti peenemataks osadeks ja neeleb uuesti alla. Ja niimoodi käib edasi-tagasi, temal toit kogu aeg edasi-tagasi. Ja see on ka üks tervise näite, mida me ka mõõdame, et kuidas loom siis mäletseb. Et ma ütlen, et neid tehnoloogilisi abivahendeid on hästi palju, et robotid lükkavad sööta, on ka võimalik tegelikult teha söötmisrobotid, on lüpsmisrobotid juba olemas, nii et robotid tulevad järjest rohkem ja rohkem ja iga päev ellu, aga ma lihtsalt ütlen ka, et eks jutt on võib-olla natuke ilusam kui päris elu nagu on, et eks need lüpsirobotid ja muud robotid, mis tulevad, nad töötavad, aga on veel palju arenguruumi, et me lihtsalt ootame, et kui päriselt oleks nii-öelda robotiseeritud lüpsifarm, et suurtele farmidele, et täna nii-öelda ikkagi lüpsirobotid on mõeldud, üks robot tavaliselt suudab ära lüpsta kuskil 45-50 looma ainult. Ja siis tuleb ka jälgida seda gruppi, et kas kõik loomad on ikka lüpsil ära käinud või ei ole käinud, et tuleb monitoorida need päris oma jagu ja siis kui ei ole keegi lüpsil käinud, siis tuleb selukas grupist üles otsida ja siis lüpsile robotisse viia. Et eks need robotitel ja arvutiprogrammidel ja kõigil on veel arenguruumi küll ja küll, et oleks nii-öelda nagu päriselt ja mugavalt kasutatavad ja neid suudaksime usaldada ja teaksime, et kõik lehmad on lüpstud, kõik tegevused põllu peal on tehtud, et täna nad ikkagi need tehnoloogiad on niisugused natuke veel toored. Ja täna ei ole veel sellist head programmi, et need kõik need asjad, need erinevad programmid nagu Eesti riigiski, et hakatakse alles kokku siduma neid erinevad programme, igaüks on mingi oma programmid, meil on täpselt sama probleem, et igaüks on oma programmi teinud, aga päriselt nagu kokku panna, et nagu selline nagu ilus ja selge pilt meil nagu kõik, mis nagu põllu peal toimub, saaks põlluraamatusse korrektselt kirja, me suudaksime sealt nii-öelda korrektselt matemaatikat teha, et on idufirmad olemas, e-agronomid ja muud firmad, kes need asjaga tegelevad, aga jällegi, et igaüks on võtnud väga kitsa sellise nii-öelda niši, aga et eks läheb aega, aga me ootame selliseid nii-öelda suuremaid ja niisugused, kuidas ma ütlen, nagu ikka natuke niisugused nagu töökindlamaid ja paremaid lahendusi. Tegelikult nagu vaikselt me liigume selles suunas, et sul mitte ei ole talus selline klassikaline ette, kus on niisugune vana talumaja, kütad ahjus, lähed pead, nagu seda vanasti oli, vaid nüüd on pigem niimoodi, et sul on nagu eraldi serveriruum, sul on niisugune juhtimiskeskus, kus sul on suured ekraanid, kus sa näed, mis sul põllul toimub, millised lehmad on mis kategoorias, kes on mis jälgimise all, et tegelikult nagu see pigem on see farm juba tegelikult väga futuristlik koht, kus koha peal olla ja siit tegelikult ju veel edasi ma saan aru, et ega see on kõik veel arengufaasis ja seetõttu kõik asjad omavahel kokku ei klapi alati või kõik info ühte kohta kokku jookse, et seal veel tööd on. Aga tegelikult me ju liigume veelgi nagu selles mõttes edasi kohta, kus inimeste osakaal veel järjest väheneb, et kui täna ikkagi nagu traktoris ja kombainis istuvad mehed või naised, kes seda nagu tööd majandavad ja nagu me teame, see on osa tööst, mis sõltub tohutus koguses ilmast. Jah. Mina tean järjekordselt on ju Clarksonist. No on ikka hea siis Clarkson. Et kuidas sul võib nädalate kaupa sadada, siis midagi teha ei saa, siis ühel hetkel saabub see kuiv periood, vili on kuiv, nüüd tuleks hakata võtma, siis vaatad ilmaennustust, homme hakkab jälle sadama. Et siis peadki laskma öö läbi, seal traktorid käivad edasi-tagasi, prožektorid peal. Aga tegelikult on juba vaikselt ju katsetamised, vaata, sa ütlesid juba enne ka, et tegelikult on kõik neil masinatel kepsud peal, nad teavad täpselt, kus mida teha. Tegelikult on ju lähenemas ka see aeg, kus seal traktoris või kombainis ei peagi inimene sees olema, ta läheb, töötab autonoomse droonina sul seal põllu peal edasi.
jah, eks see juba need traktorid on olemas ja eks see ongi meie põllumajanduse probleem ongi see, et meil on see hooaeg on nagu suhteliselt lühikene ja nagu sa ütlesid, kui meil seal loojal mingisugune kas vihma sajab või mingi muu probleem, et me ei saa põllule minna, et ütleme nüüd inimesele, et kuule nüüd mine põllule, ei ole 24 tundi põllu peal, on ju. See ei lähe ühegi seadusega ega mitte millegi asjaga enam kokku, et me ei tohigi seda enam teha, on ju. Et jah, et eks see tehnoloogia areneb, täna meil tegelikult juba sõidavadki põllu peal, enam ei julgen öelda, vähemalt meie firmas kõige enamus traktoreid tegelikult ongi sellised, mis juba põllu peal sõidavad ise. Ise roolimised on küljes, et traktorist istub küll traktoris. Ta on nagu lihtsalt nagu jälgija. Ja ta on nagu põhimõtteliselt ainult jälgija. Ta paneb selle kepsu tööle, kas ta siis tegeleb küllamisega või taimekaitsega või mingi muu asjaga. Tema enam põhimõtteliselt nagu rooli seal põllu peal ei keeragi enam. Et kuna, kui künnad, siis jääb must alles, sa saad aru, kus järg on. Aga kui sa teed mingit sellist tööd, kus sa aru ei saa, kus su järg on ja taimekaitse pritsid ja asjad on hästi suured ja laiad, et see ülekatteid ei tohi teha ja see põllu kütust ja töötund ei tohi väga nii kulutada, et katad hästi palju üle. Et siis tegelikult ongi juba täna, et masinad sõidavad tegelikult juba kepsuga, saavad siis signaali ülevalt satelliitide käest ja siis sõidavadki täpselt, oleneb kui täpse signaali keegi ostnud on, kas 1 sentimeetri või siis 5-6 sentimeetri täpsusega sõidavad täna juba tegelikult traktorid põllu peal ja sellest oli ka päris suur kisa nii-öelda põllumeeste ja meie poole pealt, et kui Venemaa hakkas seda GPS-signaali hästi kõvasti segama, siis panevad kivisse ja midagi ennast muud. Täpselt siis kaotab traktor oma nii-öelda tee ära ja siis oleme kõik segaduses, sellepärast, et kes see seda järge siis hoidma hakkab, et kunagi nõukaajal oli, ütleme, et punase lipuga vend istus seal teisel pool põldu, et keda sa sihtisid siis nii-öelda, et kui sa mingit sükest tööd tegid, kus jälge nagu põllu peale ei jää. Et täna on meie eest keps tööd ära ja kui seda keps enam pole, siis on jama kui palju. Siis nii-öelda nagu kogu see ökonoomika ja kogu see asi hakkab nagu kehvasti minema, et seadmed ei saa aru, kuidas töötama ja inimesed ka enam aru ei saa, kuidas töötama peab. Ja täna isesõitvad traktorid on USAs on juba olemas ja sõidavad ka ringi, aga see on kindlasti USA nii-öelda eelis on ka see, et seal on veel suuremad põllud kui meil. Ei ole mingeid poste, kivihunnikuid ja muid asju põldude peal ja nad suudavad seal väga head juba tööd teha, et teevad ühte monokultuuri, näiteks ma ütlen, lihtsalt sojad külvavad, on ju. Siis saadadki hommikul masina põhimõtteliselt välja ja ta positsioneerib ennast ise läbi GPS-i siis, nii nagu meil täna teeb inimesega, lihtsalt ta suudab selle põllu peal võib-olla kesta mitu päeva, võib-olla isegi nädala ühe nii-öelda võib-olla suure põllu peal, on ju. Ja siis ainult, mis inimene täna tegema peavad, on siis kontrollida masinatööd kaugelt, et kas ta ikka töötab ja midagi pole rikki läinud ja umbe läinud. Ja siis tuleb laadida külvikud kogu aeg, et nii-öelda see kui külvamise teema on, et siis oleks kogu aeg seeme seal külvikus, et tühja ei sõidaks. Aga need asjad on olemas, aga lihtsalt meil on nagu natukene jälle raske seda nii-öelda omaks võtta või nii-öelda kasutamisse võtta, et tehnoloogiad on täna kallid, ülikallid, kõik uus ja äge, mis tuleb, on nagu hinnalipik on niisugune korralik number juures. See on alguses tavaliselt. Jah, et kui läheb massidesse kasutusse, et siis hinnad kukuvad. Ja lihtsalt neid ise liikuvaid traktoreid, et meie puhul ongi see, et nad peavad suhteliselt tihti põldu vahetama, et ja teede peal täna veel ise sõitvad traktorit ei lubata, et põllu peal nad sõidavad täna juba ise, aga et siis teede peal lubataks ka kunagi sõita, et nad on nii ohutud, nagu täna juba tegelikult Tesla nagu praktiliselt inimesed magavad autos. Ma pean hakkama seda kasutama argumendina, et meil on vaja põllumajanduse jaoks, seda siis võib-olla saab Teslade jaoks ka lõpuks selle, et saab teede peal normaalselt ise sõitadel. Just. See on tegelikult on ju ka selles mõttes, üks asi on see, et inimene ei pruugi seal jaksata nii palju teha, aga ega meil on selle inimtööjõu leidmisega ka alati probleemi ja olgem ausad, inimene ei ole odav komponent, et kui see traktor võib isegi olla kallim alguses, siis kui ta suudab oma töötunde teha palju-palju rohkem ja ei vaja sinna seda inimest juurde, siis kogu summana võib kulu mõttes isegi soodsam tulla. Et see on küll väga põnev. Aga jah, siit tundubki, et see minu algne nali sellest, et sul on serveriruum ja suur juhtimiskeskus, et tegelikult praktikas suur farmides hakkabki olema see, et sul inimesed istuvad selles, et meil on IT-inimesi juurde vaja põhimõtteliselt. Et meil on vaja inimesi, kes jälgivad kogu seda süsteemi vajadusel kaugelt, nii nagu Starshipi robotid asjad, et kui tõest mingi ikaldus tekib, võtad kaugelt juhtimise üle, juhita sellest kivihunnikust mööda, paneb pärast edasi. Et tegelikult me liigumegi järjest rohkem nagu sinna suunda, et see muidugi võib tekitada selle ohu, et meil ühel hetkel kaob ära teadmine, kuidas farmi pidada.
jah, et eks see on paljude elualadega, ma arvan, et ma ei tea, kui palju joonestajad suudaksid praegu nüüd joonlauaga ja asja teha, et kui DVG-d või AutoCAD-i kasutada ei tohiks enam, et arvutusi, mis ta seal teeb, on ju, et aga see ongi see, et me lähme nii-öelda inimest on ise ka ju mugavaks, ega kes tahaks täna nii-öelda lähme, ongi tööjõupuudus on ju, et tulge ja olge 24 tundi põllu peal, et kui hooaeg on, ega see ongi, ei olegi väga lihtne on ju, et kuigi me oleme ausalt iga konditsioneerid ja kõik muud mugavused ja asjad on kõik igal pool olemas on ju, ja inimesed täna juba salvestavad programmi oma tööaegasid ja kõiki muid asju ja traktor annab kõik kütusekulud ja põllu katmised ja ennustab ette, millal ta selle põllu suudab ära lõpetada, et mitu minutit veel läheb ja et kus järgmine põld võiks olla ja peaks olema. Et aga jah, ma olen ka nagu 101% seda meelt, et tehnoloogia tuleb ja jääb meie üritusse nii-öelda sisse põllumajandusse ja ega ma ütlen ausalt, mina isegi loodan, et ta tuleks võib-olla isegi veel tugevamini ja veel täpsemalt ja veel paremini sisse, et ka siis on järjest nagu, kuidas ma ka ütlen, et ega me oleme kõik inimesed, et inimesed teevad vigu, üks päev on hea tuju, teine päev halb tuju, et tehnoloogia muidugi kui rikki läheb, on ka keeruline lugu, et siis on nagu ka halb, aga kui ta on nii-öelda suhteliselt nagu nii töökindel, ühtlasem ja igal juhul, me oleme kahe käega poolt ja ise ka liigume kogu sinna suunas, et kui mingid uusi farme või uut tehnikat osta, et siis juba ostame kõik need nii-öelda täna saada olevad nii-öelda seadmed sisse. Mõistlikud nii-öelda lahendused juba peale ära, et olla valmis veel suuremateks tehnoloogilisteks nii-öelda muutusteks tulevikus. Kuule, aga see oli väga hea ja soovitan siis kõigile, et minge vaadake seda Clarksoni farmi ka, et seal kusjuures rääkides sellest ülekatte või mitte ülekattega tegevusest, kus sa jälge ei jää, seal on ka päris mitmeid häid intsidente sellest, kus neil jääb terve üks vahe vahele või midagi sihukest, et juhtub. Et väga põnev oli ausalt öeldes, ma väga palju sellest materjalist ei teadnud, et see on ikka päris nagu sihuke kaugele jõudnud tänaseks. Et jah, huvitaval kombel väga palju inimestele tundub, et põllumees on veel selline nagu kuidas ma ütlen, nagu lohistab kummikud mustade pükstega kuskil seal laudas ja siis on nii-öelda kõik kohad on mustad ja sõnnikud täis ja ei, et eks meie laudad on ka lahti, aga ma ütlen ka kindlasti, et ega selle suurfarmides nagu loomade vaatamine on nagu seotud meie loomapidaja jaoks päris suurte riskidega, on ju. Et kui vaatame täna, et tuli siin just paar nädalat tagasi oli see suu- ja sõrataudi uudis Saksamaalt, et see on niisugune väga jõhker haigus, et lihtsalt ma nagu kahjuks pean ütlema, et suuremad farmid suure tõenäosusega lähevad järjest rohkem nii-öelda, et suletuks, ei lasta külalisi lastakse, et siis minnakse nagu serveriruumi? Ja serveriruumi lastakse, aga siis me paneme kostüümid selga, kingad jalga ja kõik nii-öelda biohutuse jaoks, et siis kas sa töötad kuskil laboris või tuled lehmalauta külastama või mingit luud lauta külastama, kas see on sealaut, kas see on sigala siis või kanala, et see biohutus läheb järjest nii-öelda nagu tugevamaks ja kahjuks me nagu tänu sellele ohutusele, tänu sellele, et riskid on nii suured, meil lihtsalt põllumajanduses järjest veel rohkem nii-öelda nagu kahjuks lähme sinna nii-öelda nagu kaom inimese nagu silma või pilgu alt nagu järjest ära, et see on nagu meie jaoks nagu kurb. Aga kahjuks me täna liigume sinna poole, aga me igal juhul, kui on mingi avatud taludepäev või koolilapsed või lasteaialapsed või keegi tahab tulla farmi vaatama, et siis kas võtta ühendust Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga ja küsida, et kus on nii-öelda nende elukohale lähim farm või siis kui teatakse juba, et farm on siin, et ühendust võtta, et me kindlasti leiame võimaluse, et näidata oma tegemisi nii põllu peal kui farmis, et kõik on teretulnud. Ma juba tean ühte kindlat kuulajat, kes lähiajal tahab kindlasti ühendust võtaks, nii et väga hea. Just. Aga tänud tulemast. Aga aitäh kuulamast.